Muinasjutt 3 põrsakest. Elasid kord 3 põrsakest, kes otsisid elamiseks sobilikku kohta. Teel märkas neid näljane hunt, kes hakkas põrsakesi jälitama. Esimene põrsas asus elama vulkaani juurde. Hunt märkas põrsast ja proovis ta kodust välja ajada, tilgutades vulkaani sisse glütserooli. Esmalt ehitasime lumest vulkaani, mille põhja valasime ammooniumdiikromaadi ja kaaliumpermanganaadi segu ning sinna peale tilgutasime glütserooli. Põrsas põgenes enda venna juurde, ehitades metanooli aurudest raketi. Esmalt tilgutasime pudelisse metanooli. Seejärel raputasime pudelit seni, kuni pudeli seinad olid metanooliga koos. Ning valasime metanooli välja. Siis tuulutasime ja panime pudeli stardi alusele. Teine põrsas tegi mana vesinikuga täidetud kilefassaadist maja. Esmalt valasime keeduklaasi suures koguses vesinikloriidi. Seejärel kolbi. Asetasime kilefassaadi, mille põhja lõikasime augu vesinikloriidi peale, kust hakkas maja sisse kogunema reaktsioonidest eralduv vesinik, sest vesinik on õhust kergem gaas. Segus õhuhapnikuga moodustub paukgaas. Lõpuks asetasime maja svammide peale. Hunt jõudis põrsakestele jälile. Nähes maja, mõtles ta seda süüdata. Põrsad põgenesid oma 3. venna juurde, ehitades vitamiinidest raketi. Kahte väiksesse purki, mille sees oli vesi, asetasime vitamiinitabletid. Seejärel sulgesime purgid ja pöörasime need ümber. Oh my god. Põrsakesed jõudsid oma 3. venna juurde, kes elas õhupalli sees. Hunt jõudis ka 3. põrsakese maja juurde ning otsustas selle seekord ära külmutada, kasutades vedelat lämmastikku. Kasti valasime vedelat lämmastikku. Asetasime õhupalli kasti, mille tagajärjel õhupall hakkas kokku tõmbuma.
Külmvedel lämmastik on alla -196 kraadi, seetõttu tõmbub õhu ruumala õhupallis kokku. Õhupalli vedelast lämmastikust välja võttes hakkas õhupall taastama oma kuju, sest klassiruumis oli soojem õhk kui vedelas lämmastikus ja õhupallis oleva õhu ruumala suurenes esialgse suuruseni. Ja õhupallist maja ei läinudki katki. Hunt proovis uuesti, kuid seekord põleva tikuga. Aga põrsas oli kaval ja tegi oma maja suputuse. Täitsime õhupalli veega ja tegime selle märjaks. Panime põleva tiku vastu õhupalli ning õhupall jäi terveks. Hunt oli segaduses ja proovis veel kord, aga nüüd kattis põrsas oma maja seebilahusega. Katsime eelnevalt õhupalli seebilahusega. Põleva tiku kokkupuutel õhupalliga tikk kustus ning maja jäi jälle terveks. Hunt ei andnud alla ning kasutas seekord tavalist tikku. Põrsas nägi hunti tikuga tulemas ning lasi vee oma majast välja. Puhusime õhupalli täis ning tegime selle otsa veega kokku. Seejärel tegime ka tiku otsa veega kokku ja hakkasime tikku otsast sisse keerutama. Ning maja jäi terveks. Järgmisel päeval arvasid põrsakesed, et ju hunt tuleb neid tagasi kiusama ning otsustasid hundile seekord kätte maksta. Kui hunt põrsakeste juurde tagasi tuli, nägi ta maja juures kahtast musta kogu ning läks seda lähemalt uurima. Võtsime kaaliumpermanganaadi ja panime selle magneesiumipuru peale. Nende peale tilgutasime glütserooli. Ohutuse tagamiseks tõmbasime tõmbekapi klaasi ette. Ereda sähvatuse tõttu jäi hunt pimedaks. Paanikas jooksis ta ära ning koperdas ühe kaevu otsa. Hunt oli segaduses ega saanud aru, kus ta on, kui järsku tuli ta selja taha supermees, kes ta kaevu lükkas. Kaevu valasime vedelat lämmastikku, mille peale lisasime kuuma vett. Põrsakesed tulid võidurõõmus hõisates kaevu juurde ja tänasid supermeest. See oli teadusteater muinasjutust 3 põrsakest. Teksti lugesid peale Tormi Kalle ja Birgit Paidre.